suur rõõm, et mind siia kutsuti ja ma saan niivõrd auväärse seltskonnas ees esineda aga ma nüüd toon hommikul teie pilgu pigem sealt ülalt alla maa peale ja natuke ka isegi maa sisse selle oma jutuga. Ja räägin ma siis kraatritest, nende geoloogiast, sellest, kuidas geoloogid kraatrid ära tunnevad ja kuidas nad tõestavad, et kraater on ikkagi selle taevase päritolu. Eks kraatrilaadseid struktuure on maa peal ka teisigi. Neid, mis on loodud maapealsete jõudude tulemusel. Ja no pole suur uudis. Meteoriidikraatreid tekitavad meteoorid. Ja seda me teame nüüd Schladni tööde alusel juba paarsada aastat. Ja seda mulle küll üldse ei meeldi tabelid näidata, ma luban, et see on üks vähestest, mida ma siin näitan. Aga ma tahaksin, ja ilmselt teil on ka tuttav see tabel, aga ma tahaksin tähelepanu juhtida, minul oli küll see suur uudis, et kui palju tegelikult jõuab seda kosmilist materjali maa atmosfääri ühes päevas. Hinnanguid on väga erinevaid, aga suurusjärk on ühesugune 5–270 tonni materjali päevas jõuab maa atmosfääri. Suurem osa sellest muidugi aurustub ja siin on erinevad meetodid, kuidas on neid arvutuskäike läbi viidud ja mida on aluseks võetud selleks, et seda hulka määratleda. Ja ilmselt ei pea teile ka eriti rääkima sellest, kus kohast meie maa atmosfääri jõudev materjal pärineb ja mille pärast siis asteroidid oma teekonda muudavad ja maa orbiidiga lõikuvatele orbiitidele nihkuvad. See raamat oli seal kuskil ees laua peal ja väga toredasti on Martin Helmis jaganud siis meie huvi asteroidide kui peamiste taevakehade, kraatrid tekitavate taevakehade peale. Ehk ta on jaganud selle huvi siis kolmeks: arv, hirm ja ahnus. Arvu alla on toodud siis meie huvi maa ajaloo kohta, teaduslik huvi ja käsitletud siis asteroide kui informatsioonikandjaid. Vasak ja parem nool peaks olema seal. Meil jääb nool, aga ei liigu ja liikus ja just nool. Mõtleb vist. See kadus päris ära. See on siin vind on sellepärast ei reageerit. Selle rõnga pärast ei reageeriti.
libre poolt kasutanud. Ma toon lipand on omad. Stardid siis saab mingi ette. Meil on õnneks nii palju IT-inimesi siin, et siis ongi probleem, et see lahendab. Seda kontroll alt telli vajuta, pane sulge ja siis saad uuesti käivitada. Nüüd pane loobu, et ei pea teatama. Nüüd pane lihtsalt parem olla. F5. Algusest peab. Seda rutem jah. Nüüd see töötab. Nupp töötab ka hästi nüüd. Äkki nüüd nupp jälle töötab. Töötab, väga hea. Teine punkt selles raamatus on hirm. Ja Tšeljabinski sündmus aastal 2013 oli selleks üsnagi toredaks meelde tuletajaks pärast sajand või natuke rohkem kui sajand toimunud Tungusi sündmust. Kommertsialiseeriti see Tšeljabinski sündmus üsna kiiresti. See on üks reaalne kuulutus, mis mõned päevad pärast seda sündmust ajalehte või veebis ilmus. Ehk siis müüakse meteoriit, uus Sergei Tšeljabinsk. Ja õnneks küll sellest sündmusest keegi viga ei saanud ja üks suur meteoriit ka üles leiti tänu sellele, et ta põrutas järve ja sinna põhja siis talle järele sukelduti. See läheb edasi. Tungusi mainisin ka. See meenutus siin vasakul pool. Eks te oskate ise lugeda, ma ei hakka seda ette lugema, aga see oli siis ühe vähese pealtnägija härra Semjonovi meenutus ja see kirjeldus oli siis Tungusi endast sündmusest 65 kilomeetri kaugusel. Ehk siis võib vaid oletada, et mis siis seal epitsentris toimus. Eks Leonid Kuulik seda nägi. Leonid Kuulik, kes esimesena sinna jõudis, muideks sündinud Tartus. Ja eks ta siis nägi neid maha langenud puid ja kirjeldas ka neid. Ja eks meile kõige tuttav Kaali vanusega kuskil 1500 aastat enne Kristust ja kindlasti sellel ajal oli Saaremaa juba üsnagi tihedalt asustatud ja kindlasti ei jäänud see sündmus ka märkamata nende inimeste seas. Kuigi Kaali sündmust on üsnagi palju üle dramatiseeritud, et räägitud sellest, et ta on asvalinnuse põlema süüdanud, siis tegelikult suurt väga midagi ei juhtunud, et kindlasti Kaali sündmus oli oma olemuselt väiksem kui Tungusi sündmus. Vabanenud energia poolest väiksem. Või siis, ma olen ikka selle hirmu juures veel, Chicxulub sündmus, mis andis meile võimaluse siin saalis olla. Kui Chicxulub oleks toimunud 66 miljonit aastat tagasi, siis oleks sauruste iga edasi kestnud. Ja seal on nüüd kaart
jah, niivõrd suurt kraatrit, kaalit on lihtne pildistada. Kui ka jah, lainurka natuke vaja, siis seda üle 100 kilomeetrilist läbisõiduga kraatrit pildistada ei saa, et ta oleks hoomatav. Eks siin on mõõdetud siis selle kraatri kohal ja ümbruskonnas maa gravitatsiooni. Seda sama 9,81, mida me oleme harjunud koolifüüsikast konstandina võtma, aga mis mitte konstant ei ole. Ja selle plahvatuse käigus on tekkinud siis negatiivne, ta ei ole ideaalne muidugi siin jah, negatiivne selline ring, kus siis gravitatsiooni jõud on väiksem ja selle põhjuseks on kivivite purustumine. Ja keskel on positiivne muhk, mis tähendab, et meil on tegemist komplekskraatriga. Ma natuke hiljem näitan neid slaide, et neid eristada üksteisest, kus siis plahvatuse hilistes faasides on materjal sügavamalt keskele üles toodud ja siit on siis tõmmatud läbi üks profiil, see on tehtud mere pealt ja see on seismiline profiil, seismomeetriline meetod võimaldab joonistada selliseid toredaid geoloogilistele läbilõigetele sarnaseid läbilõikeid. See on meetod, mille puhul siis ühes kohas koputatakse ja põhimõtteliselt vette tekitatakse esimesed lained ja teistes kohtades siis kuulatakse, et palju sellest energiast tagasi tuleb sealt erinevatelt peegeldavatelt pindadelt maa sees. Ja hirm on neid viinud ka erinevate missioonideni ja missioonide planeerimiseni. Siin on üks Vasara missioon toodud, et Dark missioon, millega siis Kaltsik asteroidi seda liikumist püüti mõjutada. Ja potentsiaalselt ohtlikeks oli siis detsembri 24 seisuga 2465 asteroidi. Ahnus oli see kolmas märksõna selles raamatus ja kui Eros paikneks maa pinnal, siis oleks tema hinnaks või vähemalt oli tema hinnaks aastal 1999 selline üsnagi hoomamatu number. Võrreldes Vesta või Ceresega on Eros suhteliselt pisikene. Või siis Ahnuse alla käib ka see eelmise aasta uudis poolakatest, kes leidsid 5,7 kilose kaalimeteoriidi. Mustal turul on selle hinnaks üsnagi mitu hiivutsõiduautot. Hetkel on see meteoriidi Tartu Ülikooli arheoloogide käes. Viimaseid päevi ilmselt, kes väga tahab, saab Ragnar Raave nimelise isikuga kontakteerudes minna neid vaatama, üles on ka pildistatud, aga vastavalt Eesti seadusandlusele kuuluvad need leiud leidjale ja rändavad siis peagi Poola. Küsimus on vahepeal. Ja. Kui palju seda materjali üldse seal võis olla peale seda kukkumist kaalis? See on muidugi ära korjatud nüüd suuresti. Kui palju saadi rauda? Kindlasti leiti teda. Ja meil on
kunstiakadeemias tehti üks magistritöö, kus siis uuriti, kas ta on sepistatav. Jah, ta oli sepistatav. Kuigi vist nuga temast teha oli nagu raske teha, aga hiljuti oli üks uudis, et Šveitsist leitud odaots sarnanes oma keemiliselt koostiselt kaalimeteoriidiga. Muuseumisse, Tartul ülikooli loodusmuuseumisse on jõudnud mõned kilogrammid. Kõige raskem, mis on 670 grammi. Mida suurem tükk, seda sügavamad on ja mul on küll jah kuri kahtlus, et need sügavamad tükid ei ole leitud. Ja need suuremad tükid on veel avastamata. Mis see mass võis olla, mis jõudis nagu maapinnani? Neid oli sadu. Läbimõõt oli tal kuskil hinnatakse 5–6 meetrit, see sisenemisläbimõõt. Ta siis purunes atmosfääris, räägitakse 2 kõrgusest, mudeldamised ütlevad, et 2 erinevat kõrgust purunes. Tänu sellele tekkis kraaterväli. Kaali peamine kraater ja mõned satelliitkraatrid on ilmselgelt ka plahvatuskraatrid ehk sealt see keha seal enam ei ole. Räägitud on ka šrapnellidest, mis on küll täiesti vale mõiste. Need on sellised pisikesed tükid. Aga jah, need meteoriidid, mida siin leitakse, et need on siis selle suure keha küljest pudenenud tükid, mis on aeglustunud, mis on olnud piisavalt väikesed selleks, et kraatrit mitte tekitada. Nad kukkusid siis vaba langemisega? Jah, enam-vähem sellise kiirusega. Nojah, siit on hea edasi minna. Ehk siis võib-olla teie teate paremini, aga minu jaoks on need määratlused järgmised, et kui see keha, mis atmosfääris atub, on alla 1 meetrise läbimõõduga, siis ta aurustub. Kui keha on 1–10 meetrise läbimõõduga, väga ümarad numbrid siin. Siis liikumine pidurdub, puruneb, kaotavad osa oma massist, aga jõuavad siis ka ikkagi maa pinnale ja saades siis kas meteoriidiks või tekitades kraatri. Siia võiks muidugi jah küsimärgi panna, et see on meil see kaabas olev mustkivi, mida uurida on üsna keeruline, meile juurde pääseda on üsna keeruline, et arvatakse, et see on meteoriit, vastavalt legendile on see meteoriit, aga ta võib olla ka mingisugune vulkaanilise päritoluga kivi. Või siis lihtsalt üksikuid näiteid. Oregonist leitud Willamette raudmeteoriit, suurim Põhja-Ameerika maailmas suuruselt 6. Ilusti ta muuseumis praegu on, aga varasemal ajal sai ka selliseid pilte teha. Ei usu, et tänapäeval enam lubataks selliseid fotosid temast teha. Ja ega siit midagi lugeda ei ole suurt. See on soomlaste naljaga pooleks skeem inimestele, et kuidas kindlaks teha, kas tegemist on meteoriidiga või ei ole meteoriidiga.
et see must tee siin juhib lõpuks meteoriidini ja meile sinna geoloogia osakonna tuuakse, ei ütleks, et igapäevaselt, aga paari nädala tagant ikka tulevad kirjad või lausa tuuakse kive, mis leidja arvates on ilmselgelt meteoriit, aga samas Eestis ei ole viimase 1,5 sajandi jooksul ühtegi meteoriiti leitud, välja arvatud Kaali, mis on tehtud. Et kõige dramaatilisemad näited on siin olnud, mis sageli segamini aetakse, on šlakid. Igasugused šlakid meenutavad meteoriite, siis püriidikristallid. Nii ilusaid asju ei saa ju ometi maa peal tekkida. Ja hiljuti käisid lätlased, kes tõid mulle ka tüki asfalti. Et neid juhuseid on jah igasuguseid, aga kõige hullemad on need lihtsalt, et inimene saadab pildi ja ütleb, et noh, et mis see on, aga pildi järgi on väga raske kivimit määrata. Siin on üks mingi kollektsioon siis mittemeteoriitidest. Et kui üks kivipala on inimesele tundmata välimusega või las ta olla isegi magnetiline, ei tähenda see üldse, et tegemist ka meteoriidiga on. Ja suuruste juurde tagasi tulles, siis kui läbimõõtika on juba üle 10 meetri, siis meteoori kiirus läbi atmosfääri oluliselt ei aeglustu ja kokkupuutel maapinnaga või veepinnaga toimub plahvatus. Ja plahvatuse käigus, kes saab selle esimese paugu, on loomulikult see meteoor ise. Ehk siis ilmselgelt selle kraatri põhjas, seal selle järve seest ei ole mõtet meteoriiti otsida. Sest seda enam ei ole. See järv on muidugi unikaalne, see India kraater. Ta on tekkinud basaltidesse, basaldid on aluselised kirimid ja selle järve vesi on, järve pH on 11 äärmiselt alusel. Ühtegi kala seal ei uju ja kui me siin 6 aastat tagasi püüdsime seal magnetilist kaardistamist teha, siis see kummipaat, mis sai ostetud, kuna ühtegi kala ei ole, siis ühtegi kalameest, ühtegi paati seal ei ole, siis sai ostetud kummipaat ja see kummipaat pidas paar päeva vastu. pH oli liiga kõrge tema jaoks. Kraatreid. Neid, mis on tõestatud, on paarisaja ringis. Et kui nüüd 1990. aastatel räägiti 180-st, no siis erinevad autorid räägivad 190-st, 200-st. Kuna nad on üksteisest tegelikult väga erinevad, see maailm on väga lai, olenevalt nüüd loomulikult selle sündmuse suurusest, olenevalt sellest märklauast, kuhu see meteoor kukkus, ehk siis geoloogilistest tingimustest ja olenevalt loomulikult siis ka ala geoloogilisest arengust, ei ole nad siin üksteisega eriti võrreldavad, nii et iga kraater räägib oma lugu. Aga siit on ilusti näha, et kus nad siis paiknevad ja kus need leitud on. Esiteks ookeanid on puhtad, välja arvatud Mjölnirs ja Barentsi meres. Ookeanid on puhtad,
tänu sellele, et kui meteoor vette kukub, siis kraater tekib vees. Kui ta just väga suur ei ole, siis jõuab see sündmus ka ookeani põhja. Ja ookeani koor on väga noor. Kestnud oli 200 miljonit aastat võrreldes kontinentaalse koorega. Meile lähim Soome, Fennoskandia ja Balti kilp on vanusega keskelt läbi 1,9 miljardit aastat. Ja kõik, mis sinna on kukkunud, on sinna ka alles jäänud ja see hilisem erosioonitase on olnud suhteliselt tagasihoidlik. Et palju sealt neid kulutatud ei ole. Mägised alad, need noored alad on tühi. No siin mõne üksiku võib leida. Ehk siis jah, peamiselt kilbid ja platvormid seal, kus kraatrid esinevad ja loomulikult uuringu aktiivsus. Uuringu aktiivsus on see, mis oma jälge sellele kaardile jätab. Kas lätlastel on kraater? Dobel. 4-5 kilomeetrit läbimõõdus, aga see on tekkinud madalmerre sellisesse, inglise keeles on hea väljend slör, muda sisse. Ehk teda on väga raske tõestada, et seal muda sees ei ole tekkinud selliseid klassikalisi kriteeriume, mille alusel mida kõik usuksid. Aga seismilistel profiilidel, läbilõigetel, mida siin ka Chicxulumi kohta näitab, sarnastel läbilõigetel on see kuju nähtav. Ta on sinna otsatanud, umbes nagu viskate midagi õunamoosi sisse, siis paksu õunamoosi sisse potsatanud keskelt üles kergita. See struktuur on ilusti näha, seal ei saa midagi muud taga olla. Ega see iga oli vist siluri või tema kuskil 100-300 miljonit aastat vana. Need reliefis ei teda näha ei ole. Kõik on kaetud hilisemate mereliste sätetega. Mis kõige vanem tõestatud kraater on? Selle üle käib kõva kemplus. On vist slaid ka. Siin on Suav järvi, et venelased seda, mis nad väitsid, et kas ta oli 2,3–2,4 miljardit aastat vana, aga sealt hilisemad uuringud ei ole küll sealt tõestanud, et ta nii vana on. Peaks tulema selle vanuse kohta ka üks slaid kohe. Kraatrid jaotatakse lihtkraatriteks, kaali, komplekskraatriteks, Eestis näiteks Kärdla kraater, mille keskele on siis tekkinud keskkõrgendik või siis multiring kraatriteks, kus keskkõrgendik omakorda on kadunud. Ehk siis see piir siin on kuskil 2–4 kilomeetrit. Kui sündmus on olnud väiksem, siis tekib lihtkraater. Materjal lüüakse plahvatuse käigus eemale. Rõhud lähevad, vallid kergitatakse üles, rõhk allapoole on litostaatiline rõhk vastas, rõhud keeravad üles, kergitavad valli, osa materjali visatakse välja. Komplekskraatri puhul ta on juba nii suur, et see materjal kivi muutub mõneks ajaks voolavaks, akustiliseks fluidisatsiooniks. Et ta käitub sarnaselt veega. Mõned kümned, olen sündmuse suuruseks. Ja tänu gravitatsioonile siis allapoole enam nihkuda ei saa, rõhud on vastas. Tänu gravitatsioonile siis kerkib siia keskele muhk.
ja kui sündmus on väga suur, siis see muhk omakorda vajub kokku, kollapseerub ja tekitab meile siis sellise ringi, umbes nagu seal tollel pildil on. Keha ise, Kaali puhul me rääkisime siin mõnemeetrisest meteoorist, Kaali kraatri läbimõõt on 105 meetrit keskeltläbi. See keha ise, mis kraatri põhjustab, seal käe peal on näiteks see keha, mis siia liiva sisse kraatri tegi. Keha ise on pisike võrreldes kraatri enese suurusega. Ja kui me vaatame nüüd sügavuse ja läbimõõdu omavahelist suhet, siis lihtkraatri puhul on see kõige suurem. Ja komplekskraater on siis suhteliselt lame. Eks seal on läbimõõt suur, aga sügavus väike. Sama kui selle multiringi Küsimus. kraatri puhul. Ma ka küsin. Kas atmosfääri koostis või olemasolu mängib ka rolli selle kraatri kujunemise juures? Jah, muidugi pidurdavat rolli. Aga pidurdab selle kuju puhul. No eks ta midagi ikka mängib, aga ma ei ütleks, et nüüd määravat rolli. See oleks midagi erilist. Loomulikult atmosfäär määrab selle, et kui kaugele see välja paisatud materjal liigub ja tihedam atmosfäär, seda ilmselgelt on suurem ka gravitatsioon sellel planeedil, seda varem ta alla kukub. Seda neid tähtusi loomulikult. Ja see 2–4 kilomeetrit, see reegel, 2–4 kilomeetrit, see kehtib, see mis siin vahel on, see kehtib maa peal. Teiste planeetidel on ta erinev, sõltuvalt siis gravitatsioonist. No näide nüüd kuu pealt. Kena suur multiring kraater oma kollapseerunud keskkõrgendikuga ja hulgaliselt lihtkraatreid siin, nooremaid lihtkraatreid siin peal ja ümberringi. See, et meteoor võib kraatri tekitada, see teadmine on suhteliselt värske aastast 1910, kus siis Daniel Barringer tõestas meteor, nimetatakse ka Barringeri kraatriks Arizonas, selle kraatri taevase päritolu. Ja tõestas ta selle lugedes üle Canyon Diablo raudmeteoriite ühe pindala ühiku kohta. Arizona kraatri läbimõõt on kilomeeter keskelt läbi ja seal on selle sündmusega on siis tekitatud loomulikult siis suure raudmeteoori poolt ja aga see sündmus on ikkagi piisavalt väike, ehk siis meteoriite on seal ümberringi leitud küll ja küll. Ja tõestas ta selle kaudu, et meteoriitide tihedus ühe pindala ühiku kohta oli kõige suurem kraatri vahetus läheduses. Mida kaugemale, seda väiksemaks jäi pindala ühiku kohta leitud meteoriitide arv. Loomulikult tema uuringut tulemusi alustuseks muidugi naeruvääristati ja keegi seda ei uskunud. Aga ta ostis selle kraatri ära ja hakkas puurima. Kaasas hulgaliselt raha ja lubas siis miljoneid või miljardeid, kui siis see suur
kraatrit tekitanud asteroid sealt keskelt üles leitakse. Loomulikult ta ei leidnud midagi. Ja olles pankrotistunud, aga ikkagi nii palju hoidu oli, et see maatükk jäi perekonna valdusesse. Ja nüüd on see üks Ameerikas suureks turismiatraktsiooniks. Ja The Barringer Crater Company teeb nii head raha, et ta toetab siis meteoriidikraatrite uuringuid, eriti just alustavaid teadlasi kraatrite uuringutel. Et ses suhtes on Barringeri panus siiamaani elab. Ja loomulikult ei oleks ta saanud midagi rääkida, ei oleks ta sinnamaani jõudnud, kui ei oleks olnud Chladnik, kes siis tõestas, et taevast tõepoolest kehasid langeb ja need ei ole mitte maapealse päritoluga. Jah, seal on see küsitud Dobele kraater, suhteliselt Leedu piiri ääres. See on nüüd meie seis. Suuremad kraatrid on tehtud suuremate täppidega, väiksemate täppidega ja siin need holotseensed on hästi värsked, geoloogilises mõttes värsked kraatrid siis märgitud ristikeste abil. Ja räägime siin umbes 30 struktuurist Fennoskandias ja Balti riikides. Ja tegelikult kui geoloogia osakonda tuuakse meteoriite jutumärkides, siis tegelikult me saame hästi palju vihjeid ka erinevate kraatrite kohta. Siin ei ole slaidi kõige tavalisemast Eesti kraatrist, milleks on raba. Informatsioon, mis meile sageli tuleb. Rabad kipuvad ümaraks kasvama. Ortofoto pealt nad paistavad välja kui toredad ringid. Aga kaugeltki siis mitte kosmilise päritoluga ringid. See siin on kõige suurem inimese poolt tekitatud kraater, läbimõõduga vist kuskil 300 meetrit aastast 1965. Kasvatati ta siis tuumapommi katsetuse käigus ja jõe peale, mis ta siis oli, oppida. Šagani jõgi oli. Selleks, et korjata aridne kliima, selleks, et korjata vett loomade joogiks. Ja aastal 1966 ehk kõigest üks aasta pärast tuumapommi katsetust ilmus ajalehes Izvestia uudised, nupuke sellest, kuidas külainimesed viidi sinna järve äärde ja pärast arstide põhjalikku veekontrolli, arsti poolt teostatud põhjalikku veekontrolli lubati nad sinna kasutavaks supluseks. Et väga puljus ja puhas vesi oli seal. Aga siis nad taipasid, et see radioaktiivsus saastab jõge ja jõuab päris kaugele. Ja siis pandi need otsad siis siin kaevati kinni ja temast oli siis kinnine järv. Ja kuulujutud räägivad, kui Irkutskis müüakse väga suuri kalu, neid ei tohiks osta. Kolme silmaga. Siin on ka üks mittekraater, mille juures on suured viidad, et see on meteoriidikraater. See asub ilusti maantee servas, tegemist on siin Rootsi poole peal, keset Rootsit olevat torn nimelise
struktuuriga. Näeb tõesti kena ümar välja, siin on jutumullid ka kõrval, et kuna ja kuidas ta tekkis. Ja siis me võtsime igasugused meetodid appi selleks, et seda kraatri päritolu tõestada. Käisime seal radariga ümberringi, elektromeetriaga, kaardistasime magnetiliselt ja otsisime meteoriite metalliotsijaga ja ei leidnud tuhkagi. Ses suhtes olen ma mäe otsas, reliefikaart, mäe otsas paiknevate kraatrite suhtes skeptiline. Ja kui nüüd vaadata laiemat pilti, siis see kraater tekkis, siin kõrval on suur org, mis jääaja lõpus oli jää poolt blokeeritud. Ja selliseid kraatreid või vagumusi on samal kõrgusel veel teisigi üle suure maa-ala. Ehk siis see on struktuur, mis on tekkinud ühe jäämäe kinni jäämisel selle künka otsa. Vee alanedes jäämägi on siis kinni jäänud, ümber pööranud ennast. Ja tekitanud siis mõningase valli ka siia sellest jää sees olnud materjalist, mõningase valli siis ka selle struktuuri ümber. Ja siin kõrval on veel üks vagumus näha. Aga kui inimestele meeldib, et see on meteoriidikraater, siis las ta olla. No täpselt sama case on tegelikult Sõõrikmäe, millest isegi geoloogid räägivad kui meteoriidikraatrist, aga ega seal muud tõestust sellest ei ole, kui see raudse posti otsas olev silt, et see on meteoriidikraater. Ega keegi seda tõestada ei ole suutnud. Kui keegi suudab, mina olen õnnelik. Aga kas on mingi kindlaid märke, mis ütlevad vastu lihtsalt, et see ei saa olla meteoriidikraater? Sellised väiksed, jah, esiteks sellised väiksed kraatrid ei ole, kunagi ei eksisteeri üksi. Võrdle nüüd Kaaliga või Ilumetsaga, Ilumets on meil 2 vähemalt. Et pisikesed kraatrid tekivad selleks, et keha peab olema purunenud ja kui ta puruneb, siis neid tükke langeb ka mujale. Ehk siis tavaliselt väiksed kraatrid eksisteerivad grupina. Keha puruneb, ka suured kehad purunevad ja kukuvad. Aga seal on plahvatus nii suur, et see kraateri läbimõõt sööb selle purunemise ära. Et kraater on nii suur, et see hajunud materjali hulk on seal sees. See mõttekäik on aru saada. Kas Simuna meteoriidikraater on nii-öelda tõestatud kraater? Ei ole teda keegi tõestanud. Jutt on ju, et ta on vähem kui 100 vanas. 30-ndatel. Toredalt ju prügi täis veetud, et sa tõestad teda. Mul on ka küsimus, et ma tahan väga loota, et ma olen see õnnelik inimene, kellel on kodutalu juures kraater. Kohalik siis kolhoosi endine juhataja siis olevat leidnud, nimeks on Vaida Soo. Google Maps näitab, et see on lõplikult suletud. Ainukene asi, mis ma leidsin, on siis see, et eile õnnestus, see on 2006 aastal, oletavalt Vaidasoo meteoriidikraatrit uurinud teadlastel lõpuks maa seest välja tõmmata pragudega kaekivist puur südamik, mis peaks lõplikult kinnitama, et Eesti on saanud ühe kraatri võrra rikkamaks. Siin on veel, et varem Nõukogude kraatrit uurinud geoloogiakeskuse geoloog Kalle-Mart Suuroja rääkis, et praegu võib siiski öelda vaid seda, et Vaida lähedal on rõngakujunenud struktuur, mille alustaja kivim on 15 meetri sügavusel purustatud. See aga osutab väga tugevale kosmilist päritolu plahvatusele, ütles Suuroja.
kui varem võis suure hinnaga loetada kraatri tekkimist umbes paarkümmend tuhat aastat tagasi, siis nüüd näitasid puurimustööd, et autos tekkida ligikaudu 1 000 000 aastat tagasi. Et kas on siis ikkagi kraater või on see siuke nagu unelm? Peagi jõuan ma selleni, et mida on vaja, et see kraater tunnistada kraatriks. Ja, ma mõtlen. Ehk siis Vaidasoo on tüüpiline raba. Aha. See rabaalune struktuur, see lubjakivi pind, mis on tegelikult see raba all näha, seal ei ole mitte mingisugust kraatrit. Okay. Kui me vaatame 4-5 meetri sügavusele selle raba all, mitte mingisugust kraatrit, see on kõik toredalt sile pind. Ja rabad kipuvad kasvama ümaraks. Rabamüts tuleb ümaralt üles. See, et kivim on purustatud, seda võib näha väga paljudes kohtades. Kas või sõidate Tartust Tallinnasse, siis seal maantee peal on nüüd paljandid, see kivi on purustatud. Esiteks on teda mullinud mandrijää. Ja teiseks meil on ikkagi mõningal määral see kivim lahustub, meil on karstinähtustega tegemist. Nii et neid kriteeriumid, mida on vaja ühe kraatri tõestamiseks teaduslikult, neid ei ole Vaidasooks täidetud. Purustumine ei ole kriteerium. No siis ma ei saa okustada kahjuks. Ja. Ei olegi kodutalu lähedal. Siis on teada. Siis ma ei hakka seda kiipit panema. Aga mis sul seal lähedal? Neurond on sul ilmselt seal kõige lähedal. No Tallinna lähedal just jah. Ma ei tea, see Lasnamäe meteoriidijälg on ka. See ei ole, seal on Parkla, seal on see. Seal on nüüd on Parkla jah, see kaeti ära, aga see võib olla jah, bussipeatus. Silt on seal olemas. Tähesarju bussipeatus ka. Aga sellised kaetud struktuure on teisigi. Ehk, Söderfjärden Soomes, Lääne-Soomes, Vaasa lähedal. Ta on ikkagi nähtav, see läbimõõt on tal ka kuskil 4-5 kilomeetrit, põllud on keskel, aga see keskosa on meresettidega kaetud. Või võtame siis Kärdla kraatri, mis on täielikult kaetud, et reljeefis suht hoomamatu. Ja sellistel puhkudel tulevad appi kaudsed meetodid, aga need ei tõesta. Ka kaudsed meetodid ei tõesta päritolu selle struktuuril. Aga siin on siis jällegi gravitatsiooniline anomaalia oma negatiivse ringiga keskele. Ehk see materjal siin keskel on väiksema tihedusega võrreldes ümbritseva kristalliinse kivimiga. Need on need setted ja purustatud kivimid, mis siis loovad negatiivse anomaalia. Küsi. Mis see ühik seal oli eelmisel fotol või pildil? See, Gall. M-Gall. Milligall. Galileo Galilei jaoks gravitatsiooni ühik, ehk siis üks Gall võrdub 0,001 meetrit sekund ruudu. Ja sellest omanud on milli. Nii et. Sama ka Kärdlas. Ring on olemas. Positiivne, mis vastab siis üles tõstetud kristalliinsele vallile ja negatiivne, mis vastab nendele mitmesajale meetrile settekivimitele ja pretsadele seal keskel ja sama siis ka magnetväljas. See on Tesla, nano Tesla. Ja ka siin on see ring toodud, aga nagu öeldud, see ei ole tõestus. Summale, ma toon siin suvalisi näiteid, võib-olla natuke neid näiteid, millega ma ise olen ka kokku puutunud. Ehk sellest kraatist ei ole mitte midagi. Seal on üks järv, Summas järvi.
ja isegi see põhjareljeef, kuigi ta võiks midagi osutada, põhjareljeef tegelikult ümarat struktuuri ei näita, siin on jääaeg on toonud ühe oosi siia peale jäävooluga, kus on jäälõhe siin, kuhu on siis setted kuhjunud taandudes. Et ega siin midagi näha ei ole, aga siis pandi tähele, et selle järve keskel on suhteliselt eriskummaline ümar näiv eritakistuse anomaalia. Näiv eritakistus mõõdetakse oommeetrites. Ehk siis siin keskel see materjal juhib voolu suhteliselt hästi. See on teada saadud siis aeroelektromagnetilise kaardistamise alusel lennuki pealt seda mõõdetud. Selle kaardil tulevad maanteed ja raudtee ka muidugi suhteliselt hästi välja, sest need juhivad ka voolu. Ja hakati mõtlema, et millega nagu tegemist võiks olla. Reljeefis ei ole järve all. Ja siis leiti sellised rahnud, mis on üsna eriskummalise pealisstruktuuriga. Mis siis, ja neid leiti siis siit kagu suunas sellest struktuurist ja ehk need on siis jää liikumise suund on olnud loodest kagusse, ehk need on siis siit eeldatavasti välja veetud. Ja nüüd etteruttavalt ütlen siis jah, et need struktuurid siin on löökkoonused, mis on ainsaks makroskoopiliseks vormiks, mis tõestab kraatri esindust. Ehk siis ükski tektooniline tavapärane protsess sellise struktuure luua ei või. Kohe ma näitan neid ka lähemalt. Siin on, jah. Kas see on siis tõestus, et tegemist on meteoriidikraatriga? Sellest piisab? Sellest piisab, jah. Jah, ta peab olema leitud in situ. Seoses kraatriga, siis ta on tõestavaks materjaliks. Isegi need sulakivid, kui nad on leitud, siis iseenesest nende esinemine veel tõestuseks ei ole. Inimestele meeldib neid nimetada lokaalselt. Siin on siis Kärnainsaarilt on see siis leitud selle Lappajärvi kraatri keskel. Räägitakse ka veel mõistetes süeviit, tagamiit, aga tänapäeval minnakse siis unifitseerimise tee, ehk siis seda kivimit nimetatakse klastivaeseks sulaks, sulakivi. Ehk siis must materjal on tegelikult sula ja need klastid siin sees on siis mitte sulanud materjal, aga neid on suhteliselt vähe, eks ole, siis inglise keeles siis clast poor impact melt. Ja siin oleks siis vastandiks mõni proov, mis on siis ka klasterikas sula. Nagu näete, et klastid on nurgelised ja mis eristab neid tektoonilistest sellistest suladest, nimetatud tavapärastest tingimustest tekkinud suladest on see, et klastid on erineva koostisega. Plahvatus käib, ta haarab sellesse materjali erinevat tüüpi kivimeid. Kui siis tektooniliste puhul on sageli see kivitüüp ühesugune ehk siis variatsioon puudub. Muidugi jah, katki lõigatult näevad nad uhkemad välja kui siis looduses. Väga huvitav leid oli Soome tudengi poolt 2018 Tapio Suoka, kes leidis siit ühest kruusakarjäärist eriskummalise kivi. See kivi jõudis Tartusse
lõikasime ta katki, no ikka geoloogidele meeldib kive katki teha. Tegime sellest õhiku. Mul on küsimus. Jah. Miks just Tartus? Soomes nagu ei ole siis variante, et uurida? Rootsi. Soomes uuriti ka. On olemas variante, loomulikult jah. On olemas variante, aga ei ole inimesi. Okei. Et Eesti geoloogia on paremini arenenud kui siis Soome oma teaduse mõttes? Ei julge öelda. See on Rootsis. Rootsist jah, noh Kitke järvi on küll Soome nimi on, aga siin Lapimaa. Meie tudeng, mineraloog Timmu Kreitsmann vaatas selle õhiku läbi, mina tegin õhiku, tema vaatas õhiku läbi. Ohoo, siin on sellised struktuurid ja see on kvartsitera, mis on löödud praguliseks. Aeg hakkas lõppema. Kus? Hillar tegeleb selle. Löönud praguliseks ja see on nüüd üks kriteerium, mis määrab meteoriidikraatri ära. Karjäär ise näeb välja selline ja seal karjääris nendest kividest kuskil 2% on plahvatuse tagajärjel tekkinud. Aga see kõik on ümber nihutatud jää poolt. Me oleme viimaste jääaegade keskmes, nii et kraatrit ennast ei ole. Ehk siis siin on nüüd nagu vastupidine probleem. Meil on kivi. Me teame tema vanust. Ja vanuseks on 660 miljonit. Aga meil ei ole kraatrit. Kuusi meteoriit ei jätnud ka vist endast ju kraatrit järgi. Ei, seda plahvatas õhus, jah, oli puut ikka. Aga no see pidi maa peal plahvatama, sest kivimid on olemas. Ja nüüd ma jõuan siis viimastel minutitel selle kõige tähtsama juurde, ehk siis diagnostilised kriteeriumid, see, mis meil on kaalis täidetud meteoriidifragmendid kraatrivälja ümber. Raudmeteoriidid säilivad kuskil maksimaalselt 50 000 aastat. Ehk siis kui on struktuur vanem kui 50 000, siis sealt ümber ilmselt ei leia enam. Koostavad ära. Ja, aga peamiselt raudmeteoriidid, esiteks väiksed kraatrid tekivad eelistatud raudmeteoriitide poolt. Sest võrrelda nüüd, et kui üks raud ja sama suur kivi kukuvad, siis kivi on hapra. Ta laguneb pisemateks tükkideks, ruttame ära atmosfääris. Raud kestab kauem, ehk siis väiksed kraatrid on tekitatud pigem raudmeteooride poolt. Teiseks, need löökkoonused. Sellised struktuurid on ainsaks makroskoopiliseks määramise tingimus. Hobuse sabad kivini peal. Tavaliselt siis vaieldakse, et kuidas nad täpselt tekivad, aga nad tekivad siis hõõrdumise tagajärjel. Lüüakse neid koonuseliselt siis laiali, need struktuurid on siin mõni millimeeter kõrged, aga nad on hargnevad. Nad ei tohi olla paralleelsed üksteisega, need jooned peavad hargnema. Ja see on selline nähtus, mida ükski maapealne geoloogiline protsess toota ei suuda. See on pulbitseerimata materjal. Ehk siis siiani on kõige väiksemaks kraateriks, kus löökkoonused leitud 1,5 kilomeetri suurune kraater. Aga Ago Aaloe, kes uuris kaalikraatreid, leidis sealt selliseid struktuure. Ja need jäid tollel ajal suurema tähelepanuta, aga need tükid on siis Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi muuseumis alles. Kolmandaks, keemilised kriteeriumid. Asteroidid sisaldavad rohkem metalle. Kui see materjal seguneb maapealse materjaliga, milles keskelt läbi on neid vähem, siis me selles bretšas või plahvatuse käigus tekkinud kivimis
näeme ilmselt mingisuguseid keskmiseid väärtusi, mis viitavad siis selle kivimi tekkele plahvatuse käigus ja siin tulevad ka erinevad isotoobid veel jutuks sellel joonisel. Aga see on vaid näiteks. Klaasid peamiselt kvartsist tekkivad mineraalid, koesid, stisoviid, teemandid suurte rõhkude toimel, kõrgrõhulised polümorfid. Klaas osaliselt või siis kvartsiterad, mida tavaliselt kivimistes on palju, hakkavad sulama, tekivad sellised, oskagi öelda eesti keeles, kerajans struktuurid. Need pildid on, see pilt ja too pilt on õhikust tehtud, et kivim on ligitud imeõhukeseks ja läbi mikroskoobis vaadatud. See on niinimetatud valtsitud biotiit, silikaatne mineraal. Sellist valtsimist, muidu peaks olema, kõik need jooned peaksid siin sirged olema, sellist valtsimist, seda võib tekitada ka tektoonilised protsessid. Ja see on kvartsitera siis, mis on puruks löödud, ehk siis planaarsed deformatsioonid. Veel pilte nendest planaarsetest deformatsioonidest, nende suundasid saab mõõta, neid indekseeritakse ja selle kaudu siis määratakse, kui suure rõhu see kivim on pihta saanud. Et millises suunas, kristallograafilises suunas sellised praod on siis tekkinud. Ja no jah, aeg on tõesti täis. Paar minutit läks sul selle arvutiga ka siin. Saame kuidagi tasa selle aja. Kaalist ja sütest jääb nüüd küll rääkimata, aga noh, mõni teine kord. Järgmine aasta siis jälle. Kriisettekande jagu kontenti. Kaalist ja sütest, et ma ei tea, kui nüüd veel küsimusi on, siis saab. Kärdla kohta, kas Kärdla kraatrist ka on kive leitud, kuna see on nii vana ja või meres seerites, sellest pole ühtegi kirjendist? Kärdla kraatrist, kuidas see küsimus oli? Et kas sellest on ka meteoriidi kilde leitud? Ei, liiga suur. Kilde ei, loomulikult mitte. Kärdla on 4 kilomeetrit läbimõõdus. Et sealt ei, kui see meteoor ka hajus, siis kogu see hajunud pilv on seal kraatri keskel ja plahvatuse keskel. Kärdlast ei ole midagi, samamoodi ka Neuronist loomulikult mitte. Mitte midagi ei ole leitud ka Ilumetsast. Ilumetsa jutt jäi nüüd jah küll välja, aga seal võib oletada, et tegemist oli siiski kivikehaga. Ilumetsa mõlemad kraatrid on ühesuguse vanusega. Et jah. Mille järgi Ilumetsa meteoriitne päritolu tõestatud on? See on need klaasikuulikesed seal? Ei. Sooviht või see? Ei, unusta ära. Raukase munad, ei. See on, need on liivatera. Okei. Aga ta on tõestatud. Nüüd ma ütleks, et on tõestatud. Ja tõestajaks oli see artikkel, ehk siis süsi. Me suudame eristada plahvatuse käigus tekkinud sütt metsatulekahjude söest. Ja see võlusõna on seal peegeldus. Metsatulekahjude süsi on läikiv. Kraatri vallide all olev süsi on aeglaselt röstinud, ta on tuhm ja ta on tekkinud madalatel temperatuuridel. Et see oli ka selle tornäite puhul, kust alati on pinnases sütt, kust me leidsime ainult läikivat sütt. Ja veel süe sisestruktuur ka. Ja kaali muideks tekkis kuusemetsa. Et siin oli, need on kaalisööd, et kuusk.
võtame ühe küsimuse veel ja siis lõpetame ära, et Taavi. Mul on küsimus raudmeteoriitide selle koostise kohta, et kui unikaalne on see koostis, et kui kuskilt leida mingisugune rauatükk, et selle koostise järgi öelda, et see kuulub just sellele meteoriitile? Siin peab isotoopide poole vaatama, isotoopkoostise poole. Aga et on nagu see varieeruvus ikka... et saab nagu seostada? Jah, siis peab olema muidugi see näide kõrval. Et aga see sisalduste varieeruvus seal plaatinagrupi elementide poolt nikli rauasisalduste varieeruvus on ikkagi ka ühe keha puhul piisavalt suur, et seda ei saa. Hästi. Sillar, sul oli küsimus või sa... Oli küsimus jah, aga las ta olla siis ma pärast küsin. Aga aitäh, igatahes...